algavad meie tripi hommikud. Nagu tavaliselt kõva kiirustamise ja korraliku hilinemisega. Ja kuidas algavad kõik minu videod, vibreerimise ja halva helikvaliteediga. Täna püstitasin siis isikliku käimisrekordi Valencias 2,4 kilomeetrit, 19 minutit, panen uppi ja umbes poole tunni pärast mul läheb raudselt kõht tühjaks. Kuhu me seekord läheme, see on hetkel veel saladus, aga kui me esimesse sihtkohta kohale jõuame, siis ma annan teada, kuhu me jõudnud oleme. Kes arvas, et me Murssiasse välja jõuame, arvas õigesti. Väga kaua me siin ei saanudki olla, 15 minutit. Järgmine peatus Almeria. Nagu näha, siis me oleme jõudnud õnnelikult Almeriasse. Vaated on imelised, ilm on metsikult soe, siin on, ma ei tea, 25 kraadi julgelt võib öelda. Ja reisi esimene pool läks meil väga hästi. Ma täiega kaipasin seda sõitu, sest et see maastik ja need vaated olid lihtsalt nagu fantastika. Ja selle sõnaga ma ei ole veel kõike öelnud. Me nägime päiksetõusu mägede tagant, see oli siuke lahe udu mägede ees või tähendab porus ja see oli täielik müstika. Murssias me ei saanud siis väga midagi teha, sellepärast me jõudsime 10:30 ja 10:45 tuli juba buss Almeriasse. Aga siin on meil siis 3 tundi aega. Tulime muidugi kohe mere äärde. Ujuma ei lähe vast. Aga chillime siin rannarajoonis ringi ja siis me siirdume oma tõelisse sihtkohta, milleks on Tabernas ja mida me seal tegema hakkame, sellest ma räägin hiljem. Tere, Eliis! Me oleme jõudnud Tabernasesse ja see on meie kodu. Kahjuks küll ainult 4 päevaks. Esimene emotsioon, kui ma siia sisse astusin, oli umbes sama, nagu ma videos teen. Fantastiko. Tabernas on väga väike linnake keset kõrbe. Andaluusias, mida ma räägin? Ja me jõudsime siia õnnelikult kohale, nagu näha. Nii, asume kohe siis asja kallale, miks me siia tulime, kuhu me tulime. Esiteks sellepärast, et ma tahtsin sellepärast tulla, et ma olen suur Clint Eastwoodi fänn, nagu te kõik teate. Ja nimelt
Tavernase ümbruses on filmitud Clint Eastwoodiga siis peaosas filmid Sergio Leone filmid, mis on siis spagetivesternid. Miks need siin on filmitud? Sellepärast, et siin on metsikule läänele omane või sarnane maastik ja tol ajal oli siis itaallastel ju odavam teha filmi Euroopas kui Ameerikas. Mis meil plaanis on? Täna ei ole meil mitte midagi plaanis. Tegelikult me tahaks süüa. Kurat, kes see veel läheb? Just nüüd, kui ma filmi teen. Selle me lõikame välja. Ühesõnaga, täna on meil suurt plaane ei ole, sest me oleme väsinud. Me alustasime päeva üsna vara. Mina ärkasin kell 5. Ja otsime midagi süüa, käime toidupoes ära. Tähistame. Okei, selle ma lõikan ka välja sellepärast, et see ei ole YouTube'i kõlbulik. Ja homme on meil siis niisugune ekskursiooni laadne asi planeeritud, mis viibki meid siis nendest põhilistest võttekohtadest läbi. Laupäeval on eriti grandioosne plaan matkata kõrbes 14 kilomeetrit. Ja me saame sellega hakkama. Ma olen sellest täiesti kindel. Isegi kui mu ketsid täiesti otsa lõppevad, me saame sellega hakkama. Ja pühapäeval ma arvan, et käime mööda neid lahedaid pisikesi tänavaid mööda ringi. Ja kindlasti külastame Castillot, sest see on iga Hispaania linnakese essence. Castillo. Muud midagi ei olegi öelda. Ma loodan, et meil läheb kõik hästi. Siiani on kõik hästi läinud. Ma räägin ära selle loo, et kuidas me siia hostelisse üldse sisse saime. Kuna tegemist on väike linnaga a la nagu Utiel, siis meil tuli ikkagi helistada omanikule, et siia sisse saada, et me küll üritasime seda ust seal kangutada, aga see ei avanenud. Tuli, ma ei tea, mis selle tüübi isegi nimi oli. Sa panid tähele või? Ei. Mingi Jose või Juan, midagi sellist oli. Tuli kohale ja naeratas, ütles ola ja võttis meie dokumendid, tegi pilti. Koopiat tegi neist. Ja siis tellis meile lifti. Siin on isegi lift, kujutat ette. Ja saatis meid tuppa. Kõik. Ma eeldan, et ma maksan siis hiljem ja ma loodan, et ma saan seda teha krediitkaardiga. Sest muidu I'm doomed. Äkki siis homme uuesti. Vaatame, kuidas meil selle ärkamisega on. Kell 10 peame olema kohal. Eliis, nüüd kui me oleme viimaks kohale jõudnud, ma olen seda umbes 10 korda öelnud, siis räägi mulle, mis on sulle tänase väga pika päeva jooksul kõige rohkem meeldinud? No kuigi me pidime hommikul vara ärkama, siis oli ilus sõit oli. Mursse tundus päris äge, et tagasi teel võiks täitsa vaadata seal korraks ringi. Ja siin siuke rahulik, vaikne, mida ma arvasingi. Mõnus. Ma meeldib meie tuba. See koht tundub siin päris nagu siuke, istume sinna õues, chillime, loodetavasti head süüa. Teistmoodi, on ju? Mis sulle tänase päeva jooksul ei ole meeldinud? Mulle vaeva bussis imelik. Mõlema korral. Esimene kord ma jäin magama ja siis oli okei. Pärast ma sõin ja siis läks natuke rüpaks. Filmi oli ka äge vaadata. Ja siis mul veel midagi nagu no vara ärkama. Jah. Et tutto bene, on ju? Sest nagu kõik läks nagu sa tulid. Ja see on väga hea tingitab ära. On küll. Ka mulle väga meeldib see. See on siis meil see tähistamise osa praegu. Ja eks näis, mis toidud meile tehakse, siis siin on rahvas, pange tähele. Home cooking. Et põhimõtteliselt mida iganes sa soovid, seda sa saad.
nojah, eks vaatame